tänane sündmus on täiesti erakordne. 5 aastat ei ole seda piiblit ilmarahva ette toodud, nii et meil on harukordne võimalus seda piiluda ja võib-olla isegi lehitseda ja sealt midagi lugeda. Tervist! Meie hõimlaste retk metsasoomlaste mail jätkub ja me liigume ringi Kesk-Rootsi ja Norra aladel. Eelmises saates nägime, millised on iga-aastased traditsioonid metsasoomlaste vabariigi tähistamisel, kuidas kohalik rahvas austab paar sajandit tagasi siin mail uurimistöid teinud Karl Aksel Kottlundi. Ta on metsasoomlaste ärataja. Tema tõi metsasoomlastele raamatuid ja tegi selgeks, et nad on soomlased. Ning kuidas Norra metsasoomlaste 400-aastane pärimus on koondatud kokku suurde suvelavastusse, mida mängitakse igal aastal. They know who they are inside because they had a very bad time in Norway, really. But they never gave up. Tänases saates proovime järgi, kuidas maitseb metsasoomlaste rahvustoit mutti ning liigume tagasi Rootsi aladele, kus metsasoomlaste ajalugu ja pärimus on talletatud mitmetes väga huvitavates muuseumides ja vabaõhutegevustes. 3 päeva pikkune metsasoomlaste vabariik Norra idapiiri lähistel Svulryas on toonud kokku mõni tuhat norrakat ja rootslast, kelle esiisad aastasadade eest siinseid alasid asustasid. Nende kõrval on veel hulk rahvast, kes tulnud kohale naaberriikidest lihtsalt huvi pärast, et saada teada selle vähetuntud rahva ajaloost ja praegustest tegemistest. Juuli 2. nädalavahetuse melu on igal juhul meelde jääb. Nagu ühel korralikul rahvasündmusel, nagu ka näiteks meie Seto kuningriigi päeval on väga tähtsal kohal laat. Ja siia on üles seatud üks päris korralik laat, kust saab osta endale uue DVD, ma ei tea, mõne vanakooli Spider-Mani filmiga, aga samas siin kõrvuti on ka päris esemeid, mis kannavad selle metsasoomlaste rahva lugu edasi. Nii et kui sul näiteks oled tärganud endas uue tulemise või sa tahad kuidagi samastuda või uuesti ree peale saada, siis tuled siia, ostad endale väikse valimiku selle metsasoomlastega seotud esemeid ja võib-olla see aitabki sul seda rahvaks olemise või selle metsasoomlaseks olemise tunnet kasvatada. Nii et selles suhtes on sellel laadal kahtlemata oma väga tähtis roll. Ja kindlasti on siin ka kollektsiooni inimesi, kellel on lihtsalt mõni jublakas puudu. Näiteks ma usun, et siin on kuskil keegi, kellel on täpselt selline metallist pott puudu. Kes aga tunneb, et vana metallist poti ostmine päris esiisade vaimu üles ei ärata, saab metsasoomlaste pärimust proovida järgi veel palju tugevama meele järgi, maitse meele järgi. Rahvustoidu maitsmine on oma esiisade maailma sukeldumine kõige ehedamal kujul, sest isegi kui me linnainimestena ei saa päris täpselt aru, kuidas kasutati ühte või teist vana tööriista, mõistame me ometi kõik, kuidas maitseb toit ning kui rammus üks korralik vana aja kõhutäis ikkagi oli. Äri on täies hoos, inimesed tahavad saada osa oma kultuuri sellest põlistoidust ja mulle tundub, et siin ongi ühed võtavad seda traditsioonilist mutti ja osad võtavad moodsat versiooni, aga siia juurde käib ka, mulle tundub, äkki pohlamoos ja mingisugune krõbe leivakene. Äkki saame teha võrdleva analüüsi, et proovida ühte ja kumb on maitsvam. Jah. Ilmselt kuulsite sõna mutti. Olgu kohe selgituseks öeldud, et eestikeelsete sõnadega ei maksa siin paralleele tõmmata, sest metsasoomlaste rahvustoit pole ühestki otsast seotud maa all müttavate muttidega ega ka vanainimestega. See on hoopis väga rammus jahu ja lihatoit.
Aga et asi päriselt selgeks saada, palusime rahvustoidu olemust selgitada seda rooga sealsamas valmistanud kokal. Kohe saime selgeks, et olime juba sattunud eksiteele. Kui meie arvasime, et proovime traditsioonilist ja kaasaegsemat mutit, siis tuli välja, et tegu on hoopis 2 erineva rahvusroaga. The mutti and the fläsk is one dish and the silpo is another. The mutti and the fläsk, mutti is this dish that symbolizes the Forest Finnish culture. It was eaten for breakfast, dinner, all meal times. Because the flour was the richness, so of course flour was a really important part of the food. And the silpo, which have been changing during the years with the culture changing, it's probably the most popular dish I do. So this one isn't really mutti. This is silpo. How popular is that? Do people love to eat mutti a lot in this region? It's very popular. People are looking forward until the summer till they can have the mutti and the fläsk. And it's by far the most famous dish we have. So that's the dish most people have heard about. Kui värske toit on laual, ei sobi selle kõrval pikalt jutustada. Niisiis, proovime, kuidas rahvusroad maitsevad. Minu ees on silpo ja Jaak maitseb mutit. Aga eks siis oma hambad on kuningaks. Head isu. Mina arvan jällegi, et minu oma on parem, et siia on valatud näiteks rasva, searasva, äärmiselt maitsev ja vaata, kui ilus pekk ikkagi välja näeb. Mida sul vastu panna on? Minul on ainult panna see, et ma võin sulle pidada... Pappi meenutav leib. Mina võin sulle öelda fakti, et väga paljud metsasoomlased on kindlasti südame- ja veresoonkonna haigustesse surnud, sest kolesterooli on selles toidus kindlasti kõvasti. Noh, aga maitseme. This is super tasty. Yeah, I love it. Ei pea 2 päeva sööma. See on ülimaitsev. Proovi saa, minu oma pääta. Ma tegelikult ausalt öeldes võtan lihtsalt ühe lusikatäie. Sulle tundub, et see ei näe üldse nii hea välja. Ei, see näeb väga hea välja, aga ma lihtsalt sellises koguses searasva võib-olla... Ma maitsen sinu. Jaa, palun. Tell your story. Is this mutti making your job, your life work? This is what I do for a living. I started my own business and built the kitchen in Finnskogen. And now I do Forest Finnish traditional food for a living. So, but you live here in this region? I live half an hour from Sunnria, and it's at a farm called Lettomäki. And it's a Forest Finnish farm, and we've been living there since my ancestors came from Savolax in the 1600s. But why you choose that way of living? It's because I've always been Forest Finnish, but I haven't had a network around me because people weren't talking about it, because it was a shame to be Forest Finnish for my grandparents and older. So they never wanted to talk about it. And when I found myself, I became older, then I wanted to work with my roots and what the authentic I is. And that is when I found the food culture, and it felt like the right thing for me to focus on. Do you have friends who are Forest Finns? Yeah, I'm in a network called Young Forest Finns, so I have a lot of young people around me that also identifies with the culture, and the network is growing constantly. Are you in Facebook, Instagram and TikTok? Of course. All right, that's the way to keep the culture alive. You have to adapt new technologies. Of course, and also we have to be open-minded about that the Forest Finnish culture still changes. So when young people find their way into the culture, they have to be able to do it their own way. They have to find the right way. So it can't be like it was 200 years ago. It's not like we want to start doing Svedjebruk again. It's not like realistic. But we can take the parts of the culture and use it in our everyday life and adapt it to this time. Sellest, kuidas vanad traditsioonid leiavad kasutust ka kaasaegses võtmes, saab hea ülevaate, kui võtta suund tagasi Rootsi. Svullrüast pooletunnise autosõidu kaugusel asub Torsby metsasoomlaste keskus, mille saalides leiab teistestki muuseumidest tuttavaid eksponaate, kuid meid paelub kasetohust valmistatud mööbli ja tarbeesemete väljapanek.
Siit leiab nii vana ja traditsioonilist kui ka uut ning nutikat. Siin Metsasoomlaste muuseumis on terve üks suur tuba pühendatud kasetohust valmistatud tarbeesemetele. Kasepuu kehtestas ennast peale jääaega ja üsna laialdaselt just siin meie piirkonnas. Ja kasetoht oli materjal, mida kooriti just jaanipäeva paiku ja kasutusele võeti siis mitte seda kõige välimist osa, vaid sealt seest poolt. Kasetoht materjalina oli suurepärane. Ta pidas vett või niiskust, hoidis kinni, tal olid isegi antibakteriaalsed toimed ja ta kestis võrratult kaua. Ja need on pärit siin, nagu ma näen, erinevatest ajajärkudest ja tegelikult üllatus, mitte ainult siis metsasoomlaste juurest, aga ka soome-ugri rahvaste juures. Et ilmselgelt näiteks see korvikene või see seljakotikene on pärit Lääne-Siberist või Uurali mäestiku keskosast. Ja seal vastaspool ma näen mitmeid pütsikuid ja vitsikuid, mis on pärit siis Volga või Kama jõe keskjooksult. Et kuuluvad siis kas maride, udmurtide või isegi ka komide juurde. Nii et need eksponaadid on leidnud tee siia ja kõik muidugi sellepärast, et kasetoht on selline tõesti mõnevõrra steriilne niisugune materjal, erinevad putukad värgid sisse ei poe ja tegelikult need ained vanaks ei lähe. Kasetohust oli võimalik teha väga palju erinevaid esemeid, alustades sellistest seljamärssidest, seljakottidest, väiksematest märssidest, mida üle õla kanti, aga ka sellised suuremad kastid, kus siis sai vedada, ma ei tea, hagu või muid vajalikke asju, aga tehti ka päris peenikesi asju, selliseid kaunis asju, karbikesi, laekakesi, erinevad sellised lähkrid, millega sai võtta kaasa toitu, kui sa läksid kuskile tööle. Ja muidugi, kui nüüd võtta lahti see kasetohust üks selline tükk või paan, siis ta meenutab paberit ja tegelikult on kasetohule ka loomulikult kirjutatud. Nii et kasetoht on metsasoomlaste jaoks väga oluline materjal, alustades kaunisasjadest ja lõpetades viiskudega, mida siis jalas kanti. Ja muidugi, mis on siin väga tore, et on näha, et kasetoht leiab kasutamist väga erinevates valdkondades. Mitte ainult siin traditsioonilised vitsikud, pütsikud ja korviksed, aga me näeme näiteks siin ka seinalampe või laelampe. Et on näha, et ka tänapäevases tarbekultuuris on kasetohul oma koht. Kui rääkida metsasoomlaste panusest Rootsi tarbeesemetesse, siis see ongi just nimelt kasetohust valmistatud asjad. Sest Karjalast ja Savolaste piirkondadest siia sajandeid tagasi rännanud rahvas tõi endaga kaasa just sellest materjalist esemete valmistamise oskuse. Aga milline võis välja näha see Rootsi, kuhu kõige esimesed metsasoomlased elama asusid? Sellegi kohta leiab põneva paiga. Selleks tuleb sõita Torsbyst tubli 190 kilomeetrit Stockholmi suunas Breetsiöö lähedal asuvasse Vindstigeni vabaõhumuuseumisse. Me oleme oma rännakul sõitnud autoga mööda kõvakattega teid ja mööda kruusateid ja peatunud muuseumites, kus on siis püütud seda metsasoomlaste lugu jutustada. Aga üks hästi oluline asi sellest kultuurist arusaamiseks on tegelikult viibida selles keskkonnas. Ja see on siin väga hea koht selleks. Tegemist on sellise üsna ürgse metsaga. Siin on kuusepuud valdavalt, nagu omal ajal oli, kui metsasoomlased siia rändasid. Ja siin liikudes saab põhimõtteliselt sellist looduse tunnetust, mida see omaaegne metsasoomlane võis tunda. Ja siin selle raja ääres on tegelikult siis erinevad, ma ütleks, sellised evolutsioonilised maamärgid, et esimesena kui tuldi, tõenäoliselt tehtigi püstkoda ja hiljem siis rajati juba selliseid püsivamaid peatuspaiku. Aga üks oluline asi on see, et siin on peetud ka sellist väli- või vabaõhuteatrit, et grupid liiguvad mööda rada ja erinevate objektide juures on siis väikesed ajaloopildid elustatud. Nii et see kogemus siin nendel radadel jalutada viib meid tegelikult ikkagi oma kuidagi vaimus mitmesaja aasta tagusesse aega.
Juha, see on nüüd see suitsutare. Kui palju inimesi siia üldse elama ja magama mahtus? Koko pere. Ja ei tea, kui monta, ehkä 10 võib-olla. Mutta se oli koko elon keskikohta ja siinä kuivattiin vilja, siinä tehtiin suitsuliha ja kaikki, mitä elon kuuluu. See on väga arhailine. Siin on kirvega tahutud põrandalauad, see pink on kirvega taotud, aga ma ei näe ühtegi akent, et aknad tulid hoopis uue ajaga. Joo, siinä on luukut, sä näet. Ne avattiin ja silloin siitä tulee valo, mutta muuta ikkunaa ei ollut. Aknat tuli myöhemmin. Mutta tässä tämä on uudesti rakennettu umpes 40 aastaa takaisin. Se on tehty sen vanhaan tyylin mukaan ja nämä paikalliset kirjallismiehet on ottanut oppia näistä vanhoista asioista ja tehnyt tämä sen niin kuin ennen oli. Juha, sa seisad nagu kägu siin selle aida peal, aga mis hoone see on ja miks ta on õhus? Tämä on ruoka-aitta ja tämä on nostettu irti maasta. Siellä on suojalevyt, että hiiret ei pääse siihen. Myöskin tämä porras on näin, että, niin kuin näet, että tänne ei pääse suoraan. Ja tässä säilytettiin kaikki ruokatavarat ja estettiin, että tänne ei päässyt hiiret tulemaan. Aga kui nüüd sa tutvustad mulle korra seda õueplaani, et siin on see suitsumaja, eks ju, või see savutare, suitsutare, aga mis siin veel on? Mis selles... Siinä on keittotupa, sitten siinä on aitat ja työkaluvarut ja sitten sauna, mä arvan, että siinä on kaamat. Tämä on se kotupiiri, jos me metsäsuomalaiset elässä. Tämä elukohta, oma pihapiiri, oma kotu, se oli siinä ja metsä oli sen töökohta, mistä haettiin ruokaa. Kas seda võib ka öelda, et kui suurel territooriumil üks perekond nagu toimetas, et kui mitu ruutkilomeetrit näiteks võis see ala olla, kus nad tegutsesid? Se oli monta, se oli 7 vuoden kierto ja riippui siitä kaski kaadettiin, se valmistettiin yhtenä keväänä, sitten se kaadettiin mahaan ja se kuivasi ja sitten se poltettiin, sitten kyljettiin vilu ja siinä oli 7 vuoden kierto. Ja pinta-ala oli suuri, 104 kilometriä. Tänapäeva inimesel on ikkagi raske aru saada, mida õigupoolest tähendas mõnisada aastat tagasi tohutu suures ürgmetsas elamine. Milliste loodusjõududega tuli seal rinda pista ning kuidas nii lihtsad asjad nagu vihm, päike või tuul võisid ühe pere, aga miks mitte ka kogu küla saatuse otsustada. Mõni ime siis, et loodusjõududega prooviti hästi läbi saada ka ajal, mil kogu küla oli ristitud. Praegu oleme jõudnud väidetav ohvrikivi juurde ja nagu me näeme, on siin käidud ja tundub, et lausa hiljuti käidud. Et ma ei tea küll, kas on see seotud nüüd praeguste uskumustega või siis on püütud matkida neid uskumisi, mis olid vanasti. Aga millest see annab siiski tunnistust? Annab tunnistust seda, et metsasoomlased, kes siia aladele tulid, olid ilmselgelt ebausklikud või hoidsid oma vanadest usundikommetest kinni. Et riigi silmis olid nad kindlasti ristiusu juba vastu võtnud. Nad pidid ilmselt käima kirikus, aga kirikus võib-olla ei olnud nii tore. See tähendab seda, et kirik ei täitnud nende soove piisavalt hästi. Ütleme siis, et teenus ei olnud nii kvaliteetne ja siis, kui oli vaja tõsisemate asjade puhul ja toimetamiste puhul paluda ja toetust saada Jumalalt, siis tuldi metsa ja toodi ohvreid. Et siin on siis näha, et ilmselgelt on siis toodud siia näiteks liha või ka muud toite ja siis paluti kaitset ja paluti õnnistust siis erinevatelt jumalatelt. Metsajumal näiteks oli Tapio, nii et väga võimalik, et toodi Tapiole siin ohvreid. Kõrgem jumalus oli Uku, temaga tuli väga hästi läbi saada, sellepärast, et kui sa temaga ikka läbi ei saanud, siis ta keeras sinu saagid untsu ja siis polnud enam elu olemaski.
Nii et siis see ohvrikivi on siis tunnismärk metsasoomlaste võib-olla ütleme siis kaheuskusest ehk sünkretismist, et ühest küljest käiakse kirikus, aga teisest küljest käiakse ka metsas. Et tegelikult ega see midagi niisugust kummalist ei ole, et tegelikult see sünkretism, et käiakse kirikus, aga samal ajal käiakse ka Hiies või mõne muu püha koha juures, et see on iseloomulik ka teistele soomeoka rahvastele, et niimoodi käituvad marid, udmurdid, ka põhjarahvad, et kui on ikkagi suurem häda käes, siis saab oma keeles Jumalat paluda ja tõesti ka toetust saada nende metsajõududelt, mis on ka tegelikult loomulikseks, et need rahvad on elanud ju metsa keskel, et miks nad pididki seda Kristust nii väga uskuma, kes elas kuskil üsna kaugel metsadest. On pienen pienlintu, pistä piikkiis piiloon, turvais tuhkaan, karannois kaljoosiin, elä minua pistä. Juha, sa oled selles suhtes haruldane inimene, et me oma rännakul ei ole kohanud metsasoomlast, kes siin räägiks soome keeles. Aga sina oled oma elus intervjueerinud sellist meest. Et kuidas see keel oli ja mis mees see ka oli? Se oli niin kuin vanha suomen kieli. Mä sain väga hästi aru siitä, ei ole probleemaa. Ja silloin kun mä aloitin metsäsuomalaisjuttuja tekemään, niin vielä 16 vanha ihmistä oli elussa. Ja yhden mä niistä haastattelin, se mulla on lintin päällä se haastattelu, ja se oli vanhaa kalevala kieltä. Kui keeruline sul oli inimesi mikrofoni ette saada? Se oli viime hetken. Mä en tiennyt kuinka kiireellinen, kuinka viime hetkellä mä olin menossa, mutta nyt kun mä näen tämän perspektiivin, niin se oli suurenperäinen asia, että mulla oli voimalliksi se tehdä. Muitukin nämä Kettunen ja Virtaranta ja nämä vanhat uurijat, ne ovat tehneet aika paljon metsäsuomalaishaastatteluja ja lauluja, jonka kanssa me ollaan tutkittu metsäsuomalaisten musiikkia Timo Leision kanssa. Tämä on SKS, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa, on myös monta nidettä kalevalaista runoutta, joka on kerätty Värmlannin suomalaisilta. Ja sieltä on kaikki Sammon tarinat ja tällaiset niin kuin peruselementit on säilynyt Värmlannin metsissä sillä, missä me oltiin. Niin, ja ne vielä 50-luvulla Virtaranta keräsi paljon elävää puhetta. Kui elavat metsasoomlaste keelt enam Skandinaavia laantes ei kohta, siis selle rahva aineline pärimus on praeguselgi ajal veel täiesti alles. Võiks öelda, et kohati isegi üllatavalt rikkalik. Näiteks Grüthüttanist seisab väärikalt vana puukirik, mida metsasoomlased pidasid omaks ning kus soomekeelseid jutlusi peeti veel mõnikümmend aastat tagasi. Selle kiriku seinte vahel hoitakse erakordselt väärtuslikku eset. Esimest soomekeelset piiblit. See on midagi nii haruldast, mis võiks heas mõttes kadedaks teha meie põhjanaabritki. See kirik siin on ehitatud aastal 1632. Samal aastal rajati Tartu Ülikool. Piibel, mida siin meile näitama hakatakse, on esimene soomekeelne piibel, mis trükiti Stockholmis aastal 1642. Ehk siis metsasoomlastel oli omakeelne piibel 100 aastat enne seda, kui eestlased said eesti keeles piiblit uurima hakata. So this is pretty old thing. This is the old Bible, and it was bought because most of the people here in Grythyttan came from Finland and worked in the mines. And they asked the bishop if they could build a church here, and was promised to do that if they could arrange some place for the priest to live in and to earn his living. So this Bible is in good condition, better than they have in Finland, they have told me. So this is very unique moment. Yes, absolutely. 5 aastat ei ole seda piiblit ilmarahva ette toodud, nii et meil on harukordne võimalus seda piiluda ja võib-olla isegi lehitseda ja sealt midagi lugeda. Oli tullut Egypto
Well, I'm not very good in Finnish, I'm sorry. See on nii erakordne reliikvia, et seda võib ainult katsuda kinnastega ja seda hoitakse õiges kohas ja mina näiteks paljaste kätega loomulikult ei ole õigustatud üldse seda torkima, nii et me jätame endale positsiooni vaadata seda eemalt. Where it is printed? Stockholm, it was printed 1642. And this is full Finnish, so there is no Yes, Swedish part. no Swedish part. But how was the ceremony organized then? You had 2 Bibles, one in, Yes. in Finnish and You have the Swedish Bible up there. So the priest in the 17th century, he used both Bibles to have the ceremonies, yes. Muide, soomekeelne piibel pole kaugeltki ainus soome-ugrikeelne pühakiri, mida siinses kirikus loetud. We have the Bible in Sami language as well. All right. Yes. So you can create very, very unique ceremonies here. Or we can offer the possibility to read the Bible in their own languages. But nowadays, can you tell when was the last ceremony in Finnish language? I think it was about 2020. We have a little parish for Finnish people here, but they have died. So now it's very few Finnish people left here. And they all speak Swedish, of course. Yes, of course. But when, let's go 50 years back, then was it regular that ceremonies were in 2 languages? Yes, absolutely. They arranged that. Nii jõuamegi metsasoomlaste rännakul lõpusirgele. Järgmises saates räägime sellest, miks metsasoomlaste põhiline elatusallikas alepõllundus ära keelati ja kuidas rauatööstus võttis ühel hetkel siinse elu üle. Korraga see raua tootmine muutub äärmiselt oluliseks ja tähtsaks ja ka hinnaliseks. Ja Rootsi riik saab selle raua tootmise pealt märksa suuremat kasu kui nüüd alepõllunduse ja vilja kasvatamise pealt. Samuti küsime asjaosalistelt, milline näeb Rootsi soomlaste elu välja praegusel ajal ning mis on need teemad või ka murekohad, millega põhiliselt tegeletakse. Külastame Rootsi soomekeelset raadiot, kus satume ootamatult saatekülaliste toolile. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!